Me tegelikult oleme siin juba mõnda aega olnud, aga ma mõtlesin, et äkki ma viitsin see nädal vlogida nädal Tenerifel. Kuigi puhkuse nädal, see jõulude nädal on võib-olla viitsin. Igal see on mu töö setup. See monitori tugi on nagu game changer, sellega on nii mugav. See on mu tuba, voodi tegemine võtab mingi pool tundi aega hommikuti. Ja siis siin on hommiku päike. See on väga mõnus, siin on soe. Oi. Tenerife tipp on, või teide tipp on puhta lumine. Indrek ja ema peame randa. Oh! Ilusat rannapäeva! Tuleb saab pista mulle sealt beebisaksist kilekotises valgem purk, mis on punane keekoos. Viskan! See läheb katki ju. Ma toon sulle selle või? Ma emaga eile tegin selle video, et äkki ma, ei üleeile juba, et ma vlogin nädalat. Ei ole eriti vlogid. Aga praegu just hakkasin vlogima. Kuhu me lähme? Meil on vaja paari asja. Hiinakast oli vaja mingi patareid ja siis ma ei tea, mis sul seda ehituspoest vaja. Ehituspoest mul on vaja tolmuimeja kotte, sest mul on nii sama suured tolmurullid toas kui mina. Okei. Ja siis on äädikat vaja. No seda saab. Milleks sul äädikat üldse vaja on? Mõtlesin lihamarineerida. Aa, see imelik liha. Aga no ma ei tea veel täpselt. Aga võib-olla alati või natuke äädikat või veidi. Kuule, aga käime siis ehituspoest enne, kui me siin juba oleme. Ja mina on seal. Ütle uuesti. Ei ole küll, talv on saabunud. On ja jumala külm on. Ütlevad nad lätkades. Oh, ehituspood on lahti. Seal alguses olid, aga seal lähedal ei olnud nagu neid. Lähme nüüd Hiinakas. Tolmuimeja kotte siin ei olnud. No me ei küsinud. No siin oli Kärtseri omi ja neid ei olnud ühtegi seda. Vaata, see Philips on nii kahtlane see, mis meil on seal. Tegelikult peaks Tänile kirjutama, et ta toob. Kas meil ei ole pakkima pärit või? Vaja oli. Siit või? Siit oli patareid vaja. Seda me juba saime ju. Aga lähme vaatame neid rannatoole ka. Vaatan purke. Ja purke. Näe, aga see on ka väike. See on veel väiksem kuidagi. Kust me selle saime, mis meil on? Teisest Hiinakast. Aga mul on Masoni kaanega vaja. See on veel väiksem kui see, mis seal eelmises poes oli. Okei, ole. Oota, mõtlen seda, et kui ma ostan endale uue siit ühe, on jah? See on selle, mis kodus on ära kinkida. Jaa, aga siin ei ole nii head, kui see kodune on ikka väga hea. See on seal tagasi seal. Aga võib-olla lähme õhtul jalutama sinna Silencio Hiinakasse. Seal olid neid, vaata. Ma nägin isegi täpselt samasugune. Oli või? No see on ju väga... Siis ei ole ju... Kaas peale. See Masoni kaart. Aga äkki seal on Masoni suurem. Seal on rohkem valikut küll. Seal veel vaja. Tooli vaadata. Tooli, jah, vaatan tooli. Mis meil täna seda vaja on? No, aga siis sa oled kursis, mis on pakutakse. Nii, seal taga on need toolid. See hall oli täitsa toore, mulle meeldis. No ega, oi jumal, meil on ju mitut vaja. Sama hind. Kallim või? See on teissugune. Ei ole sama, on ju. Hakkad lahti pakkima. No see on tool. See on üks tool. Ma tahan voodit ju. No voodid on üleval. See on selle mutil. See unist, see, mida sa oled näinud igal pool või? 60 €, seal oli 40 midagi. Aga see on hoopis teissugune, see on palju kompaktsem ju. Ei ole see, mis siin ehituspoes oli, on täpselt sama, ainult teist värvi. Hall. Ja oli 42 €. Minu arust see, ma ei tea. Ja see on 59, 60 €. Okei, 42. 20 € vahet ju. Noh. Tõsi ta on. Aga kas sa jõuad sellega randa tulla?
no mitte kaugele randa. See on nagu, tegelikult on nagu piisav ju. Seal on teisi asju veel laua peal. Ja kui jääb natuke üle on, siis paneme karbiga veel kaasa, et noh, või noh, see on nõme vist. Ei, aga nagu sellest kausist ka piisab. 5-le. Jah, piisab ju küll. Ja siis siia lihad. Jah, veel 2 tükki. Natuke võiks suuremat. Aga suuremat ei ole. No me võime õhtul veel minna ka sinna Silencio Inakasse ja vaadata sealt. Ärme siis praegu osta, et siin on need. Me teame, et need on need. Ja niikuinii peab pärast jalutama minema, siis jalutame need. Näe, miks ma neid enne pole märganud? Jaa, see ei ole siin. Mul on jõulukaarte vaja ja oli vaja teha nendega. Oota, kas meil on paberit või? Midagi on, aga täpselt samad paberitega, mis mina tegin. Okei. Me ei osta midagi siis. Jah. Lähme minema. Järgmisena meil on vaja moosi, joksmaasikaid ja mingit näidikat. Kass ootab ukse taga jälle, jah? Vaata, kui sabadal on. Meil on siit vaja, või lähme sinna pärast veel? Jah, mis me külmad maasikatega on pood. See 24. vist on suletud. Äkki siis peab vett ka ostma? Jah. Saab täna õhtul veel vett praegu. Või võtame? No käed on suht vabad nagu. See on... Ei ole ka nii ilus, kui varem on olnud. Kõik või? Kõik maksa võtan ära. On vaja kirvest vaja ausalt. See ei ole kirvest. Ta kõigepealt lõikas liha valmis, nüüd ta tahab sellest pakkliha, sest kõik teeb lõhkliha. Ja siit kohe laivis tehakse. Ma ostsin maksa ja see lõigati ka laivis suurest üksist maksast. Lõigati värsked ilusad tükid. Nii. Selgus, et tuleb ikka veel ühte hinnakasse minna, äkki siin on sobivad kaussi ja hapenduspurki kingituseks. On või? Aga kuidas neid kätte saab üldsegi? Siin on alkoholipood. Kus issand jumal? Ei löönud kusjuures õnneks. See varvas läheb maha kandmisel siin reisil lõpuks, mulle tundub. Lubeda ära. Need minipudelid on seal kõige alguses. YouTube'is ei tohi vist alkoholi üldse näidatagi. Enne hommikul ema ütles, et käime korra alt poest läbi. Ja siis ma ütlesin, okei, käime siis Hiina poes ka juba, et on vaja seda patareid. Nüüd me käisime ehituspoes, Hiina poes, teises Hiina poes, kodutoidupoes, kodutiinos, see on juba 5, ja siis mini-alkoholipoes, kus me käisime... Denbel ka. No see oligi, see Denbel, kus me käisime koogi jaoks rummi ostmas. Seal müüks neid pisikesi pudeleid. Ei, no Denbeli toidupood. Denbeli toidupood. Me käisime 7 poes siin, suts enne jõul ära, aga väga mugav, et need on kõik siin põhimõtteliselt ühe tänava peal ka kodu tänava peal. No aga mine, ta jääb seisma. Aga nüüd vist saime kõik kätte. Välja arvatud moos, sinna poodi ei viitsi minna. Äkki Indrekule sobib ka värskelt tehtud maasikapuu moos. Nii. Ma pean tegema selle piimainventuuri pärast, et osa paneme apnema, sest keefir maksab siin 5 eurot pudelina ja piim on natuke odavam. Aga see läheb, ma proovisin. Näed, need panen apnema, need. Aga sa võtsid rohelised piimad täna. Ma ei tea, millist me... Sinised on... Kangemad või? Jah. Okei. Mis sa teed siin?
praedliha või? Mul on see mikrofon. Oota, ma mõtlen. Labida. Ma ei tea, see pann, vaata, on ühefaasiline, nagu te väid. Pliit, mitte pann. Ma ei tea. See ei lähe kuumaks, jah? Eriti. Ma lähen nüüd teen oma videot seal õues. Nüüd ma olen siin Kajetase rannas edasi-tagasi kõndinud ja linna peal kõndinud ja teinud oma iganädalast küberkaitse uudiste kokkuvõtet ja super awkward on. Või noh, ma ei tea, kas on, aga igal juhul päris naljakas on vaadata, kuidas inimesed vaatavad. Ühed kõndist tagasi, et kuulata täpselt, mis ma räägin, sellepärast, et ma ju rääkisin seda inglise keeles. Aga täna rand on suht populaarne, rahvast ikka jagub. Ja nähtavasti siit saab tasuta vett. Hea trikk. Nüüd ma käisin kohalikus Itaalias, niimoodi kui lärmakas on, võib-olla jää veidi peale, kohalikus Itaalia kohvikus kohvi ostmas. Latte maksab €70 ja ma olen selle kohvikus ainukene klient ja teenindaja, kes ei räägi itaalia keelt, nii et päris aus värk. Ja seal toimub kibekiire mingi ehitustöö. Panid vist mingit internetikaablit maa alla. Mis see on? Mis on Frollo? Täna juba öeldi, et kas kohvi kaasa või? Juba teavad mind. Ma pesin oma kruksid ka ära kraani all, sest ma läksin nendega koguemata õue. Selline intsid... Aia! Vot. Vaata, tahad küll. See on ikkagist parim visper, mis ma olen ostnud kunagi. Proovime siis mingit kooki teha sellest Itaalia jõulukeeksist. Ei ole väga kindel, mis välja tuleb, aga vaatame. Meil see pood on täpselt siin põhimõtteliselt praktiliselt kõrvalmajas. See on juba meie maja seal. Ja ma käisin täna nüüd 3. või 4. korda seal poes ja kassapidaja ütles automaatselt Coca-Cola ja siis vaatas otsa ja siis naeratas. Ja siis ütles midagi sellist, et nagu kaua võib. Ma päris täpselt kõigest aru ei saanud, aga ma arvan, et ma rohkem ei taha minna sinna. Või noh, mis ei taha, ma ei viitsi iga 10 minuti tagant poes käia. Aga noh, me oleme homme jõuluks Marile ja Hardile külla ja ma teeme kooki. Või noh, me teeme on võib-olla näks palju öelda. Ema teeb, mina käin poes asju toomas. Näiteks nagu lisa mascarpone juust, sest ei piisanud. Meie peres on üldiselt enam-vähem nii, et minu on see, kes asju toob ja see on jumala okei. Mul kiired jalad. Ja täna ma arvan, et ma olen vist juba enne ka jagasin mingi 70 korda poes ja igal pool käinud. Nüüd ma käisin teist korda selles kohalikus Itaalia kohvikus. Indrek tahtis midagi ekstra magusat ja kreemist, nii et ma võtsin mingeid erinevaid saiakesi ja asju, kreemiseid talle ja ema tahtis veel ühte kohvi. Ja ega muidu ei käiks 50 korda poes, aga kõik poed on nii lähedal, et see maja on meil siin samas. Toidupoed on siin parkla juures. Et hästi mugav on ikka, kui elad tsentrumis ja suts saab igal pool ära käia. Kuidas me selle video nüüd kinni paneme? Oi, see oli kreemine sai, sorry Indrek. No, siis vist ei pane kinni. Nii. Nii, need on nüüd maiustused. Ütle siis pärast, mis kõige parem oli. On jõuluhommik ja mul on pakkimine jäänud viimasele minutile ja kuigi mulle väga meeldib teha kinke, siis pakkimine mulle ikka üldse ei meeldi. Ja noh, ilmselt on seotud sellega, et need näevad välja nagu sellise
5-aastase tehtud. Aga oluline mõte on ju, mitte see pakk. Mis meil siin siis on? Smuuti ja värgid ka. Very Merry Christmas. Anna siis mõni kingitus. Ma ei filminud ju. Rohelised on Jana omad, sinised on Impeka omad on seal. Minu omadel on pildid peal. Ei ole, rohelised on sinu omad. Mis see on? Kuna meil on sellised jõulud, et meid kutsuti jõuluõhtusöögile, siis on vaba päev. Ei ole vaja kellelgi midagi kokata ega midagi. Ehk siis tegime hommikust pannkoogid ära, avasime kingid ja siis me oleme lihtsalt laiadalas Ameerikasesse chillima. Siis see viib talle kohale. No, keere ringi. Ma ei tea, see on väga sinine on see, jah? Ja minu seljas on kole. Nii, Meili, kas sulle meeldib see kasukas? Ei tea, kas peaks Stradivariusest kasukaid ostma, aga no okei. Ma saadan need videod Meilile. Nuusutavate peal. Hakka sedagi näe sulle. Kas saad sa seda teha siin niimoodi? Mõnda aega. Võin teha. Niimoodi või? Nalja. Sa ei taha sellega jala minna? Ei. Ema, pane ikka suhkrut. Jah, ma teen seda lumefilmi. Või supilusika. No tõsta muidugi. Mari, sa ei taha pildi? Mari läks ära. Ootan Mari tagasi, siis tõstan. Nii. Kellele ma tõstan selle? Mulle. See on huvitav hunnik. Tundub väga mõnus kreem. Ma tõstan siis lastele kõigepealt. Jah? Oma 40-aastastele lastele. Teha see ilusajas aastast teada. Jaa. Nii, nüüd on jõulu, mis iganes päev see jõuludest järgmine on. Kõik poed on kinni. Aga siin üks, me nimetame seda vanameeste Tiinoks, see on lahti. Ja eesmärk on emale osta apelsinimahla, sest ma ei tea, tal on selline köha ja nohu ja kõlab suht halvasti. Ja siis lähme meie Indrakuga mägedesse, sest miks mitte, me ei ole veel mägedes käinud see aasta. Huvitav lugu oli see, et apelsinimahla ei saanud, masin oli, kõrval olid ka apelsinid müügis, aga seal masinas ei olnud neid apelsine. Ma rääkisin, et puedo usar sumo de naranja mašina ja ühesõnaga midagi ma talle rääkisin. Ja minu arust see tüüp ütles mulle vastu, et ei ole apelsine. Võt ma ei tea, segadus tekitab. Nii et ma ostsin mingi valmis apelsinimahla emale. Nii, see on mingi kõige vanem mänd siin mägedes ja saare peal. Hästi jäme on ka, aga ma ei viitsi sinna alla minna tegelikult.
aga on Kino Gordo või mida iganes. Õhk on siin õre, ma ütlen. Mägedes. Siin pole varem nii palju näinud. Siit tuleb õhtune popcorn. Jõuluvana toodud popcorni agregaadiga. Näe, selle on üle vääre. Pane kinni, ma arvan, jah. Ma ei tea, äkki kõrbevad ära muidu. Kutka, see ei tule lahtigi enam. Mahub ikka. Me paneme nüüd või järgmisena. Kuhu? Sinna samma. On hea va? Aisa kui kuum on. Ei mahu välja, jah. Kaane enne võtma midagi. Veits problemaati. Kuum va? Oota, ma ei tea. Tõmban selle tadriku vist alt ära. Oot, see läheb kõik ümber seal ju, ma ei tea. Aasta rääk. Nüüd saab sealt võtmaks käia. Pikemad võtavad sealt. On või? Pane nüüd see, ma tahaks seda võid nüüd järgmisena. Võtke see sealt kausse kulge. Ma tegin me tegime 2 erineva retseptiga, proovi, kumb sul rohkem maitseb. Mis te tegite siis? Mida sa kuuled? Üks on selle imeliku võiga, see on ikka imeliku maitsega. Kumba sa tahad? Muutan natukene. Kumb see natukene? Teeme just nii. Kumb te ise tahate? Me tegime sulle. Ise ei taha? Ei, meil ei ole üldse popcorni isu. Ma pean kõik need kausid ära. Ei, no eks meil see võib-olla kulub ära. See kauss on võiga, see sinu kauss ei ole võiga. See on nii tuline alt. Anna siis, jah. Enjoy. Talvel on Tenerifel väga mõnus ja soe. Aga need samused majad on ju ehitatud külma sees hoidmiseks. Ehk siis ma ostsin endale kroksid, et toas käia. Et jalad ei külmetaks. Ja no nüüd ma teist korda järjest lähen poodi nendega kogematena. Tegelikult me olime randa teel, aga randa küll nendega minna ei tohi. Et ma lähen koju tagasi. Et viia oma kroksid tagasi. Väga halb, jälle peab neid pesema. Aga igal juhul täna me lähme Indrakuga randa. Jah. Ma ei tea, kas Indrak juba läks. Ema jätkuvalt ei tule sellepärast, et ta on haige. Tal on vist võib-olla natukene parem kui oli üks päev. Aga noh, kõlab jätkuvalt suht nagu katk. Ja siis pole mõtet nagu ennast väsitada. Indrakut ei ole siin veel. See on ju meie auto. Jah, nii, see on meie auto. Indrakut ei ole. Kust ma tean, millisest vahest ta tuleb? Seal. Praegu ongi või?
see on see spicy beef või? ei, see emal on see. minul on Mongoolia. sul on Mongoolia. see peaks ka spicy olema. üldse ei ole. krõbedad gyoosad. nii. siin on kreveti gyoosad. Need on selle stiki kasvamiga. Ja siin on sealihamad. Ja kõrval on tšillikaste. Need sa pead ära tõsta. Võta enda. Võib Indrekule anda. Üldiselt on väga-väga hea toit ja koht ise on siis selline. Me oleme siin ikka hästi palju käinud nende aastate jooksul. Ja ütleme nii, et kunagi pole pidanud. See on alati hea olnud. Alati on hea olnud. Meil on siin kombeks kohvipause teha Starbucksis ja Indrek on nõus kõiki asju proovima. Tänaseks joogiks on kuum kakao. Loodan, et talle maitseb. Aga mis nüüd edasi saab? Vaatame, ta on selliseid läikluja. Jah. Sandaala. Aga mis edasi saab nüüd? No idea. Ma ei tea, kelle jahtpäev see on siin täna. Tundub, et Indrekul. Lihishoppamine. Või no ma ei tea ka. Beebi anger ja sai ahjus. Feik. Aga see on tegelikult anger ja kujuline makra. See on feik. Ja siis majoneesi sai. Ja siia kõige peale käib veel juust. Vist käis nii pidime määrata. Ma selle juust üldse ei mäleta selles saias. Vahepeal. See retsept on kuskil ka internetis olema. Ja siis mikrooni või? Kahtlane. Oleks võinud vaadata muidugi arvutist, kuidas see, mis järjekorras need asjad siin käisid. Ma ei mäleta üldse. No see vahet ei ole, aga juust käib alati kõige peal nagu loogiline. Kuigi ma absoluutselt ei mäleta seda juust, nüüd äkki käis all. Äkki käinud juustu. Aga kusjuures seda ma usun. Mis selle retsepti nimi oli üldsegi? Ma tegin selle nammistava. Riimi, huvitav kombo. On hästi hea või? Ma olen enne teinud. Jah? Trump. Täna on laupäev ja me lähme köögiviljaturule ja Lidlisse. Lidlist loodame saada lõhet, et teha soolakala aastavahetuseks. Parkla on suht maalilisega vaatega meil merele. Nii, täna on pühapäev, eks? Ei, laupäev. Ei, pühapäev, sorry. Ja me tulime siia kohalikule San Migueli turule. Siin turul on niimoodi, et ainult selle maakonna kohalikud tootjad saavad müüa ja õudselt range kontroll on, et on ikka kohalik kaup ja nii edasi. Ja siis on lahti kolmapäeval 8-2 ja laupäev-pühapäeval 7-2. Me muidu alati käime laupäeviti, see aasta korra käisime kolmapäeval ka ja siin kolmapäeval ei tasu tulla, see on nagu hästi mõttetu. Ja siis laupäeval on hästi palju rahvast ja pühapäeval tundub vähem. Selline näeb välja. Siin täpselt kõrval on bussipeatus ka, kui kellelgi on huvi bussiga tulla. Väga normaalselt saab. Ja siin on selline hästi palju erinevaid kaupu. Ja siis ühesõnaga köögiviljad värgid ja nagu ma ütlesin, kõik on kohalik. Seina peal on kirjas, et kui palju sa millegi eest peaksid maksma. Ja need köögiviljad on tõesti nagu ülihead. Et ma arvan, kodukasvuhoones võib-olla ei ole ka nii head. Või siis, kui siis kusagil, siis ainult kodukasvuhoones. Selline kraam. Ja mulle tundub, et pühapäev on nagu suht okei aeg käimiseks siin. Sest et on palju vähem rahvast. Laupäev on hullult palju rahvast. Niimoodi, et siia ei mahu vahele käimagi. Et jah, selline üritus. Mis me ostame? Indrek tahab krevette, minge koos vaadake, ma ostan peed. Okei.
Lähme ostame krevette. Siin on täpselt 1 kalalett ja siin me juba teame, et ilma numbrita siin ei saa jutule üldsegi. Oih, sorry. Indrek, vaat siin on austraid ka. Hola, langustines medio kilo. Ma ei leia peete, kui te näete, siis saab... Peeti või? Jah. Indrek otsi peeti. Kas sa küsid, milline peet on või? Kuule, tilli ka. Vaata, kas tilli näed või? Jah. Tilli oleks ka vaja soolakala jaoks vist. Leidsid peeti või? Kas me küsime sealt lihaletist soolikaid ka või? Kas me peame selle apelsini pressi ka hankima või? Nii, nüüd on turul käidud. Me ostsime nähtavasti mingi kotitäie apelsina. Kas sa hakkad mahla tegema või? Jaa, ma võtan neid. Need on mahla apelsin. Need tõstab mahla, mulle meeldib neid sama kas viiaga. No vaata. Okei. Võib mahla ka teha ju. Siis me ostsime Indrekule krevette. Või no me sööme nüüd kõik, aga tema lemmikud on need värskelt tehtud krevetid. Siis ostsid peeti, nagu ma nägin. Peedikalja. Peedikalja. Okei. Ja mis me veel ostsime? Porgandit, tomatid. Porgandit, tomatid. Ühesõnaga kõik head värsket kraami. Ma ei tea, kas me need krevetid paneme, kui apu valmis ei saaks enne kui... Indrek ütles, et sa ütlesid, et nendega ei juhtu midagi. Ei ole. Indrek, kas sa valetasid? Ma ei tea. Peab kiirelt käima siis igal pool. Siia alla. Hispaanias on hästi palju Hiina poode. Hiina poest saab põhimõtteliselt seda sama krappi, mida Hiinas tellida saab. Ehk siis kõike, mida on vaja. Alates nõudest, ma ei tea, riided on ka, kui peaks vaja minema. Aga jah, me oleme ostnud nõusid ja praegu me lähme vaatame päevitustoole, et kui Indrek ära läheb, siis me enam ei saa Ameerikases käia rannas, vaid on mugavam enda rannas käia, aga seal ei ole sellist toolide värki. Igal juhul nüüd me oleme Shafiras Chinatownis. Ja see on selline, ütleme, IKEA suurune Made in China high quality crepe pood, kus saab osta. Ja siin on ka mingi väike müügipunkt avatud mingil talumehel. Huvitav, miks ta seal turul ei ole. Igal juhul oleme siin. Nii, siin on väga palju rannatoola. Näe, vaata, need on need kergemad. Nagu vaata. Sellisega, jah? Okei. Ma panen kaamera kinni. Võib-olla käiks kogu aeg. Väga mugav on küll, ostame 2 peale. Oi, keegi tuleb. No see on väga hea, saab... Ai, see on liiga madal. Vaata, madalaga saabki rannas, vaata, ja siis on nagu need jalad sirgu. Ja siis on kõik päevitamata. Ma pean vaata uue selle paela panema, siis ma panen üle õla. Äkki peaks seda mingit paela ka hankima. Ameerikases ka käima hakata. Nendega Ameerikas. Ei, no Indrekuga koos. Autoga laeme sisse ja pole üldse vaja nii palju odavam kohe. On raikalasi või? Tõen, ma ei tea, mida ta seal püüab. Mingi peibutis otsas. Ainult hästi väiksed kalad on praegu. Kõik vaatavad, sest ta vaatab, et... No mina olen näinud. Ma ka. Sa võid rääkida, kus me oleme? Marinas.
sadamahoones. seal on siis naaberlinn nimega Raie. Jah, just. Ja siis seal on need, tegelikult nende külgast taga need väiksed privaatrannad. Sinna võiks minna mõni päev jalutama, aga see on, mõned on ikka okupeeritud. See on mingi kahtlane, sellest ma olen aru saanud. See on üks eelnevalt nad remontisid. maha jäetud majana. Peab vaatama ja mida nad seal teed. Ei, nad remontisid seda. No natukene öeldid, jah. No jah. See on Las Galletas. Ja see on seal La Rosa. La Rosa, jah. Üks roos. Ma jälle pesen oma prokse, sest mul ei jää meelde, et mul on toajalanud ja õuejalanud. Ja see on eriti kaugel käidud. Nii, me oleme nüüd 21 päeva järjest iga õhtu mänginud 3 võiduni Potiknuid. Iga õhtu sai õhtuvõitja, kes sai 3 punkti ja panime ka nagu võitude arvu, nagu punktide arvu kirja. Ala, et esimene koht, mängukoht sai 3, teine 2 ja 3 0 punkti. Nüüd 21 õhtu arvestuses sai kokku 174 punkti Jaana. Kolmas koht, jah. Ära unusta mainida. Käib no, poodiumi koht ikkagist. Ja siis 185 punktiga teise koha sai Indrek. Mina võitsin. Ja siis 222 punktiga sai esimese koha Ilse. Kõige stabiilsem mängija. Aga kõige rohkem päevapunkte, päevapunkte oli Ilsel 4 päevavõite, Jaanal 8 ja Indrekul 9. Ja vaata, sa ei pea kogu aeg võitma, sa pead olema stabiilne. Ühesõnaga kohe alguses olid kokku lepitud, et 2 võitu on päevavõidud ja kogupunktid. Indrek võitis päevavõidud. Jah, aga mis on mis on kindel, on see, et igas arvestuses mina kaotasin. Okay, thank you. Nii, viimane vlog koos Indrekuga. Andsime auto ära ja nüüd oleme lennujaamas. Saadame Indreku ära ja siis ma pärast lähen bussiga koju tagasi. Nii, veel kord õppetund, et tasub tulla lennujaama aegsasti. Tõsi siin see, et me unustasime Indreku telefoni autosse. Must asi mustas augus, arusaadav. See tegelikult meil olnud selline läbiv probleem terve selle reisi. Niimoodi, et tegelikult meil on nagu selline inside joke olnud, et eelmises rendiautos meil oli see, et auto ütles, et unustasid autosse. Ja siis see auto ei öelnud, sest ma alati enne väljumist ütlen, et your mobile phone is still in the car. Aga täna ma ei öelnud. Nii et ma nüüd lippan järele, sest et Indrek on suur kohver ja see rendiauto on siin veits mäest ülesse ja kaugel. Ma loodan, et nad ei ole seda autot veel kuhugi ära viinud. No vast ei ole. Näis. Nii, kus see tüüp on? Tüüpi ei ole siin. Esimesesse vabasse sinna autosse, ehk siis auto on siin. Et võib-olla ta siis tšekib seal. Vaatame, kas auto on lahti. Auto on lahti ja telefon on siin. Seda tüüpi alguses ei olnud seal, aga tead mis või? Auto uksed olid lahti.
aga siis pärast ta kohe tuli ka. Aga ma läksin teda juba napilt nagu otsima, aga ma proovisin enne, et äkki on lahti. Seal on järjekord. Fast lane. Jah. Lehvitasid mulle. Tšau! Lennujaamas on toimunud innovatsioon. Siin on uus piletilaadimisaparaat koos assistendiga. No loomulikult üks aparaat on katki. Ühesõnaga siin lennujaamas on uus innovatsioon, on uued piletimüügimasinad. Vist sain videole enne ka. Aga nüüd teine lõpetas ka töö ära, nii et ei saanud midagi kasutada. Ja siis nüüd ma otsin enda... bussid on siin. Siin läheb 415. Ühesõnaga ma ootan bussi, mis peaks minema 15 minuti pärast. Ma sain kenasti mingi 20 minutit selles järjekorras seista, nii et veetsin aega. Selle bussiga ei saa minna, sellega saab minna San Isidrosse ja Santa Cruzi.